Me räägime jõust, me räägime väest ja me räägime sellest, mis loeb. Võim ja vägi episood 14, daamid ja härrad. Meil on külas mees, kes on sündinud 23. jaanuaril aastal 2001. Ta on üks kõige kuumemaid sisuloojaid praegu. Raadio 2 aasta hitis on ta korduvalt olnud Eesti parimate lugude hulgas ja hiljuti võitis ta ka Eesti muusika auhindade aasta hip-hop räppartisti auhinna. Ta on väga tark mees, bakalaureuse kraadiga räppar ja tegelenud ka finantstarkusega. Sam, Tšau. kuidas läheb? Tegelikult läheb hästi. Ilusad ilmad on õues, kohe tunnen, kuidas dopamiin tõuseb, tuju on parem, lihtsam on ärgata ja mõnus on ka magama minna. Millest sõltub eelkõige siis sinu meeleolu? Et nagu suuremas plaanis, et millal tekib see tunne, et sa oled mees? Et ma olen mees või olen õnnelik? Ohoh. Mõlemad. No see on õnnelik mees. Õnnelik mees. Ma arvan, et lihtsalt vastust ei ole sellisele küsimusele, aga ja nende poliitiline vastus oleks, et mitmetest erinevatest teguritest. Aga ma arvan, et mida ma olen viimasel ajal enda jaoks lahti mõtestanud ja ma just poistega arutasin seda üheskoos, et millal te olete õnnelikud. Ja mina vastasin selle peale niimoodi, et kui mul on olnud selja taga hea tööpäev, niimoodi, et nii eestlaslik vastus, kui ma olen saanud tööd teha. Aga siiralt, et kui ma tunnen, et ma olen saavutanud midagi või minu päev on olnud produktiivne, siis ma päriselt tunnen õhtuti, et nagu hea päev oli selja taga, et ma sain asju tehtud, ma sain teha seda, mida ma armastan ja siis ma olengi õnnelik. Ja muidugi kõik muud asjad ka, et ma saan veeta lähedastega aega, kellega ma tahan olla koos ja saan tegeleda enda hobidega. Ehk siis enese teostamine. Ja kuna see oligi esimene asi, mida sa tõid välja, siis see peaks tähendama, et see ongi sinu jaoks prioriteet. Ja sinu puhul muidugi kõige huvitavam on see, et sa oled väga mitmekülgne. Me teame, et on selline räppar Eminem, väga suur kuulsus terves maailmas, aga ma olen kindel, et tal puudub kõrgharidus, ta tõenäoliselt ei saa anda kellegile nõu, kuidas äri juhtida. Ma kahtlen, et ta on kunagi tõsiselt spordiga tegelenud, rääkimata sellest, et ka erialaharidust tal ka nagu ei ole. Aga kõik see, mida me praegu kirjeldasin, on see, mida me saame sinust nagu öelda. Ja kuidas siis see eneseteostamine sinu puhul nagu toimub, et tooks nagu rahuldust, et see peaks tähendama, et erinevates valdkonnades sa tahad olla edukas ja siis sa tunned, et nagu läheb hästi, või on mingi pingerida, et sa valisid endale kõige tähtsama ala ja ülejäänud nii palju kui saab, või mingi nagu ajaline järjekord, et üks eluetapp, teine eluetapp ja nii edasi. Ja ma kohe lisangi juurde, et ma tunnen, et mida ma olen aastatega taaskord mõistnud, on see, et töö ja karjäär on see, mida ma tahan ühesõnaga jätta siia maailma, et väga paljud noored on hetkel reisihimulised, väga paljud veel otsivad ennast, väga paljud võib-olla väärtustavad rohkem oma lähedastega veetmist. Seda kõike ka mina, aga ma tunnen, et kõige tähtsam on minu jaoks tõesti karjäär ja töö tegemine, et see kuidagi täidab mind kõige enam, nagu ma juba enne mainisin, eks ju, õnnelikkus päriselt kasvab sellega ja võib-olla kui ma olen selle mekki juba suhu saanud siin noorelt aastatega, et kui tuleb näiteks Raadio 2 top 10 juba 18 või 19 aastasena ära, siis kuidagi see tahe kasvab aina enamus.
nüüd Eminemi natuke kaitstes et võib-olla ja ennast natukene, enda ego natukene alla surudes, siis ma arvan, et mina ei saa ka kellelegi veel ühegi ettevõtte juhtimisel ei ärilist ega mis iganes nõu anda. Oleneb ettevõttest muidugi, kui sa oled äsja alustanud ja veel ei tea mitte midagi, siis ma võib-olla saan mingit nõu anda. Aga natukene surun enda ego alla, et liialt suured sõnad, ma arvan veel. Aga ja Eminemiga ma ka ennast ei võrdleks, et ikkagi maailma üks kõige, mitte võib-olla, see on subjektiivne nüüd, et kas maailma parim räppar, aga kindlasti sõnadega liialt osav, et loodetavasti. Kas sa tahad jõuda nii kaugele, kas see on eesmärk? Ei, seda eesmärki mul ei ole. Võib-olla ma unistan liialt väikselt, aga ma tegelikult üldse ei unista, ma lihtsalt igapäevaselt toimetan ja mul on tunne juba, et kui ma hakkaks veel endale eesmärke või suuremaid unistusi seadma, siis ma ei jõuaks mitte kuhugi. Et need tänapäevased või tänapäeva juba ülesanded, mis ma olen endale seadnud, kui ma ütlen siiamaani igale asjale peaaegu jah, oleneb nüüd projektist, siis ma tunnen, et ma täidan mul on juba sisemiselt kuidagi need eesmärgid niivõrd seatud, et ma ei pea neid eraldi paberile kirja panema. Ehk siis sul puudub selline mingi nagu suur asi, mis on nagu alati ees, kuhu sa tahad jõuda, et nagu sinu elukontseptsioon on nagu teekond, et elu kogu aeg annab midagi juurde, on see eesmärk, uus väljakutse, ja kuna sa oled aktiivne, oled erinevates valdkonnades, siis elu ise täidab seda teekonda. Täpselt, millest ma olen ka nüüd, või mida ma olen ka järginud, et tihtipeale juhtub niimoodi, et tegeled mingisuguse spetsiifilise valdkonnaga aasta-2, saad aru, et okei, see tuleb mul väga hästi välja, aga tahaks nüüd natukene midagi teistmoodi teha või tahaks katsetada mingis muus valdkonnas ennast natukene, et ma tunnen, et mul endal on samamoodi, iga natukese aja tagant ma jälle jahin või ihaldan mingit uut projekti, et kas see nüüd on, pikalt olen ma näiteks mõelnud selle peale, et tahaks ka õhtujuhtimist rohkem katsetada, et mulle väga meeldib esineda, see on üks mu tugevustest, ma tunnen, ja miks mitte näiteks pakkuda konkurentsi Taukarile, Pootsmanile ja sellele seltskonnale. Ma arvan, et sa teed selle ilusti ära, sellepärast, et juba ainuüksi su hääl on hea, nii et siit pane ainult täiega edasi. Sa rääkisid, et sa võtad erinevaid projekte ja tihti peale peadki jah ütlema. See on väga hea, et sa selle otsa lahti tegid, sellepärast ma tahtsingi su käest küsida. See on selline moraali küsimus, et kuidas sa valid, kellega, mismoodi sa tööd teed ja kas on ka selline koht, kus sa näed ära kohe, punane lipp, ma ei hakka tegelema selliste inimestega. Taaskord ma arvan, et seal mitu erinevat faktorit, et kindlasti oleneb inimestest, tema hoiakutest, tema seisukohtadest, et inimestega, kellega ma võib-olla ei ole tema väärtustega nõus või näiteks tema taskuhääling ei seisa minu väärtuste eest, et siis ma ei hakka sinna minema, et võib-olla fännide või isegi jälgijaskonna seas mingit konflikti tekitama, et mille eest ma siis seisan. Aga mille eest sa seisad? Mis on sinu siis väärtuste süsteemi nagu baas või selgroog? No kõige lihtsamad näited selles suhtes, et võib-olla siin üks suuremaid eesmärke on praegu siin samal, ma arvan, et ma hakkaks liialt kokutama ja mõtlema, aga kui võtta mingid spetsiifilised näited, et kuna ma näiteks nikotiini jätsin maha täielikult 2 aastat tagasi, siis ma ei hakka minema kusagile, näiteks ei hakka koostööd tegema või ei hakka minema kuskile taskuhäälingusse näiteks mingisuguse ettevõttega, mis pakub sellist teenust. Samamoodi ma karsklane ei ole, aga ma tarbin võrdlemisi vähe alkoholi ja samamoodi kasiinoettevõtted, et võib-olla see on rohkem nagu nüüd enda brändi alt, aga väärtuste osas samamoodi, et kui see on näiteks mingisugune ma ei kujuta ette, milline see projekt peaks olema, aga näiteks ma tunnen, et ma olen väga patriootlik inimene, et kui peaks juhtuma mis iganes konflikt selles riigis, siis mina jään seda riiki kaitsma, see on mu kodus, on mu riik, siin ma olen kasvanud, minu pere on siin üles kasvatanud, et neid väärtusid on palju selles suhtes, et siin võib-olla nende vestluse käigus tuleb ka neid rohkem välja, aga jah, need on osad näiteks. Ehk siis see baromeeter kogu aeg töötab, et mis on hea, mis on halb ja võib-olla ka see, mis on hea või halb ka pikemas perspektiivis. Aga kust see on tulnud sinu arvates? Kas sa valisid endale mingit ideoloogiat,
ja kui palju üldse sa nagu filosoofia peale nagu mõtled või see on eelkõige kasvatus, no ma vist religiooni kohta ei hakka küsima, sa võid ise seda kommenteerida, aga minu nagu küsimus on, et kust see arusaam on nagu tulnud? Ma kindlasti on mingil määral kasvatusest. Ma arvan, et ma olen emaga näiteks rääkinud väga palju erinevatel teemadel üles kasvades, aga ma tunnen, et väga suur osa või nii-öelda see vundament on isegi nii-öelda siis see põhi on just sõprusel, et minu lähedasem poiste seltskond, kellega ma olen juba alates 11. klassist siis koos põhimõtteliselt suhelnud, nendega meil on väga tihti ikkagi reede õhtul siuksed sügavamad vestlused, et küll me jõuame nii-öelda perekonnateemadeni, et küll me jõuame nii-öelda üleüldiselt sõpruseni, erinevad eesmärgid elus, kas me tahame perekonda luua ja mida kõike muud, mis on nii-öelda olulised küsimused, eks ju, et mul on tunne, et nende arutuste käigus tuleb välja nii-öelda või ühesõnaga me saame aru, et me oleme nii-öelda väga õige seltskond, et me sobime väga hästi kokku, tihtipeale on ka, eks ju, nii-öelda argumenteerimist, aga läbi nende me saamegi aru, et mis see justkui võib-olla õige suund on. Alati ei tule mingit nii-öelda tulemust nendest vestlustest, tulemust tuleb ikka, mis ma mõtlen on see, et üks inimene arvab ikka ühtmoodi, teine inimene arvab teistmoodi, no see on elu päeva lõpuks. Aga ühesõnaga need vestlused sõpradega on tihtipeale loonud või nii-öelda diskussioonid elust enesest seal on väga palju aimu andnud, et kuidas peaks võib-olla suhtuma ellu ja mis väärtused mul võiks olla. No, keskkonna või võrgustiku osad võivadki olla erinevad ja ongi, et identseid inimesi ei eksisteeri, aga samas see, mis toimub selles keskkonnas ja see keskkond iseenesest, see inimesi ühendab ja siis ja tekib mingi monoliit ja kui me räägime inimestest, siis väärtuste baas ongi tihti just see, mis inimesi ühendab. Ehk siis sulle nagu vedas keskkonnaga, võib ka niimoodi öelda. Jaa, kindlasti. Ja. Me kõik sünnime siia ju erinevatesse perekondadesse, erinevatesse riikidesse ja osadel on paremini, osadel on halvemini ja ma tunnen, et mul on väga vedanud, et selles suhtes, et Eesti riigis ikkagi sündida sellisel ajal me oleme ikkagi väga hea elu peal, selles suhtes, et meile väga meeldib kiruda seda tervet keskkonda ja seda riiki ja mida kõike muud siin toimub, aga siiski meil on, ma tunnen väga hästi. See on minu arvamus võib-olla nii-öelda, alati läheb kellelgi halvasti, alati läheb kellelgi hästi ja kellelgi väga hästi, et nii-öelda see on nagu elu paratamatus, et sealt peabki lihtsalt üritama hakata üles tulema või. Ja no tõenäoliselt meie ajastu on üheaegselt nii võimaluste kui ka väljakutsed nagu aeg, et just sellised tõsisemad väljakutsed võivad tulla ka. Aga tead, ma küsin veel nagu ühte asja samas üldfilosoofilises stiilis, et kust tulevad sinu talendid? Ma ise ei näe, et ma nüüd liialt talendikas oleks. Kõik on ikkagi nii-öelda töö tõttu või minu toimetuste tõttu, ma arvan, tekkinud, et ma ei olnud alguses, kui ma alustasin 9. klassis mingi hull sõnasepp. Mul oli eesti keel, oli 3 ja tänaseks hetkeks ma tunnen, et mu sõnavara on väga lai. Ma nii-öelda oskan ühesõnaga rääkida, ennast esindada, aga see on samamoodi tohutult paljude intervjuude ja esinemiste nii-öelda tagamaa. Et kui ma ei oleks neile jah öelnud, siis ma võib-olla ei oleks julgenud ka siia tulla, et võib-olla mis juba enne osaliselt läbi tuli, et ma ütlen eks hästi paljudele projektidele jah, et siin nii-öelda noortele soovitus, kes seda vaatab, öelge jah, et vahet ei ole, mis see projekt on. Natuke ikka oleneb, mis see projekt on selles suhtes, aga suuresti nii-öelda, kui see on väljakutsuv, siis öelge jah juba noores eas, et te loote endale mingisugust nii-öelda distsipliin baasi, te oskate rohkem nii-öelda välja tulla väljakutsuvates keskkondades,
et ma ei ütleks, et mul väga talenti on, et kindlasti inimesed sünnivad erinevate oskustega siia ellu, mingid asjad tulevad paremini välja ja võib-olla see ongi see nii-öelda julgus või ma ise pean ennast, kui väga paljud inimesed mõtlevad üle, võitlevad ärevusega, millega kõige muuga, siis ma tunnen, et mul on täpselt vastupidi. Ma ei mõtle üldse enam. Mul on võib-olla nii palju toimetusi, et siia tulles ma ei mõelnud selle peale, millest ma räägin siin, et see kõik tuleb juba nii loomulikult mul. Ja üleüldiselt igasugused ülesanded, mis mul päeva jooksul on, et ma mõtlen väga vähe nende asjade peale, et kui on nii-öelda päris olukord, kus ma peangi nii-öelda analüüsima, siis ma seda ka teen, aga kui on niisugused igapäeva toimetused, siis ma enam ei muretse nende pärast ja üleüldiselt ma olen võrdlemisi siuke rahulik inimene, ma tunnen, et see on ka võib-olla ajatöö. Mõnes mõttes selline budistlik lähenemine. Jah, seda ka. Sa mainid väga palju Eestit ja kodumaad ja seda, et sa oled patrioot, mis on super. See toob mind järgmise teema juurde. Nimelt, sina oled meil ju see mees, kes Eesti Vabariigi 104. Aastapäevaks tegi täiesti loo, mille nimi oli Eesti, kas sa kuuled? Kas sa mäletad seda emotsiooni, mis sinus oli, kui sa seda lugu nüüd kokku panid või kui sa sellega üleüldse siia maailma välja tulid? Üpriski hästi ma mäletan, et ma olin kodus enda söögilaua taga enamus ajast, kui ma seda lugu kirjutasin. See on arvatavasti kõige pikem protsess, mis mul üldse mingi looga olnud on. Et küll oli seal põrgatamist eesti keele õpetajaga, Jüri Naelaga, kes oli lavastaja selle 104. aastapäeva kontserdetenduse jaoks. Küll oli sõpradega põrgatamist, et hei, et ma olen sellise mustandi nüüd teinud, kas need mõtted kõnetavad teid, sest see lugu pidi rääkima noorte mõtetest, noorte inimeste mõtetest, et ma pidin neid justkui esindama. Kuidas sa esindad nüüd kõiki noori, et 18-aastasel ja 19-aastasel on juba nii erinevad mõtted, et inimene areneb nii kiiresti selle seas, et kuidas ma nüüd neid kokku võtan. Et see oli väga keeruline ülesanne, ma arvan, et ma kindlasti ei esindanud kõiki, aga see protsess oli iseenesest üks, ma ütleks, kõige väljakutsuvamaid, mis mul olnud on, et üks asi on kirjutada lihtsalt enda tunnetest, enda armastusest või millest iganes muust, millest ma parasjagu tunnen, aga teine asi on nüüd kirjutada eraldi Eesti noortele või Eesti riigile lugu ja seda esitatakse siis 24. veebruaril, ma ise esitan seda nüüd Estonias, laval, et see ühesõnaga see oli hirmus, ma mäletan, ilmselgelt oli see hirmus, et kuigi saalis ei olnud mitte kedagi, sest koroona veel möllas võrdlemisi aktiivselt, siis ikkagi terve päeva teed seal proove, sama päeva hommikul hakkab täiemahuline sõda Ukrainas, sa mõtled, et pekki, ma olen Estonias praegu, et kui siin nagu selles suhtes ajalooliselt vaadata, siis kui peaks midagi siin Baltimaades ka nüüd algama, siis ma olen jõle halvas kohas praegu. Kesklinnas ka veel. Ja ühesõnaga igasugused mõtted jooksevad, läbi sellisel hetkel. Arutad seal teiste noorte inimestega, kes seal samast etendusest osa võtsid ja aga ühesõnaga kõik säilitasid rahu ja lõpuks tegid ka selle esinemise ära seal otse eetris, kui tuhanded inimesed sind samal ajal vaatasid, et hirmus oli, aga ületasin ennast, ma tunnen. Kuidas loominguga üldse on, et mis sind motiveerib, tõenäoliselt ei ole õige sõna, aga kust see inspiratsioon, kus see emotsioon, selline eriline hingeseis, et kuidas see tekib, et räägitakse, et loominguline inimene kindlasti peab kannatama, et ta emotsionaalne valu inspireerib kõige rohkem, aga kuidas siis sinu puhul? Ma olen kuskile mustanditesse kirjutanud endale sellise lause, et jõle raske on olla räppar, kellel pole olnud raske lapsepõlv. Sest see räpp räägib peamiselt kannatustest
ja mul on olnud väga võrdlemisi tore lapsepõlv ikkagi, et ei ole olnud rasket keskkonda, kus ma oleks üles kasvanud või muidugi on see, et ema ütleb, et tee voodi ära, aga see ei ole raske, see on iga lapse nagu pea. Vanglas ei ole ka istunud, sellest ka ei ole midagi rääkida. Ja siis ma olengi tundnud, et ma pean jääma lihtsalt enesele truuks, ma ei hakka olema keegi teine või ma ei hakka jäljendama mingit teist elu, mida ma ei ole elanud, et see ei ole mina. Ja kui mul ei olegi olnud rasket lapsepõlve, siis ma räägingi enda mõtetest, nendest mõtetest, millega mina olen üles kasvanud, mis minu keskkond praegu on, mis mõtted mul praegu on ja kõigest muust elust, et tihtipeale olen mõelnud, et okei, aga see ei müü ju nii hästi, et inimesed tahavad ikkagi kannatusi kuulda. Kui mul ei ole, siis nii on ja tuleb mõni teine talendikas räppar või artist, kes hakkab rääkima nendest lugudest. No on muidugi ka teine kannatuste allikas, ei pruugi alati olla raske lapsepõlv või mingi kriminaaltegevus, see võib olla ka armastus. Ja sellest kuskil ma mäletan fakti, ma igal pool ütlen seda ka, ei ole kindel, kas see on päris, aga 90% maailma lugudest räägib osaliselt armastusest. Just. Et sellest on kuidagi keeruline ümber üle saada, aga jaa, seal ka praegu hoppab või läheb hästi, et seal ei ole ka kannatusi, et ma räägin, ma varsti hakkan ise genereerima endale probleeme välja, et oleks millestki rääkida. Ära tee seda, sellepärast, et enamus nii teevad seda sotsiaalmeedia nimel isegi liiga palju. Aga tead, ma austan sinu juures ühte asja väga ja seda näeb tegelikult harva. See ei ole nüüd ainulaadne, aga mingil määral on ka, eriti Eestis. Mihhail on alati öelnud, et mehe sõnavara on palju rikkam, kui ta ei ropenda ja ma olen Mihhailiga väga nõus. Sinu lood ei ole ropud. Kas see tulebki sinu seest? Mul ei olegi vaja hakata siin kasutama neid vastikuid sõnu, sellepärast, et ma tahan, et mu keel oleks rikas. Või tegemist ikkagi ongi sellega, et sa oled ju tegelikult hästi kasvatud poiss, sa oled intelligentne, iga mees teab, et ropp sidesõna on lihtsalt abiks kasutatud. Jah, seal ilmselgelt ma ei ole perfektne inimene, ma igapäevaselt kasutan ka tihtipeale ikkagi roppusi, miski ajab närvi. Paar tükki tuleb, ma ühes intervjuus nägin ka, aga see oli õnnest tulev roppsõna. Jaa, ma juba hakkasin mõtlema, et kus see nüüd oli. Aga ma tunnen, et see ei ole, muusikas ei ole seda enamus ajast vaja ja tihtipeale ta peab mängima, see roppus peab mängima mingit rolli. Kui ta tuleb südamest, ta kirjeldab mingit olukorda niimoodi, et kas sa näiteks tsiteerid mingit öeldut või mida iganes, et on erandid selles suhtes, aga mul on tunne, et enamus ajast need ongi just nagu sa ütlesid sidesõnad, et sa saad selle iga sõna vahele panna ja see lause justkui on loogiline või sa saad seda samamoodi kasutada edasi. See ei ole lihtsalt mina, see ei ole nüüd pikk analüüs olnud aastaid tagasi, et nüüd ma ei hakka ropendama, et see lihtsalt on loomulikult pigem tulnud, et jah, ma tunnen, et see ei sobi mu muusikasse, ma pigem tahan rääkidagi elust enesest, vahepeal ikka tulevad need sõnad, kui kuulata minu sõnu ja muusikat põhjalikumalt, aga need ei ole nüüd need kõige hullemad ja seal on pigem taaskord see point, et ma kirjeldaks mingit olukorda paremini ja need sõnad teevad seda olukorda teravamaks ja siis sa saad seda emotsiooni paremini edasi. Aga need ei ole nüüd, et ma panen igasse ja lahmin niisama, et aga ma arvan, et see on kooskõlas ka sinu mõtteviisiga, et see pidev ropendamine muidugi mõjutab elustiili, mõtteviisi ja see omakorda mõjutab ka elukvaliteedi. Ja ma just tahtsin küsida nagu sinu käest, et aga võib-olla selline sinu mõtteviis ongi tingitud sellega, et esiteks sa ütlesid, et sa väga palju ei mõtle. Asi ei ole selles, et sa ei mõtle, mida sa teed, vaid sa ei tekita endale täiendavat koormust. Nüüd sa ütled, et sa saad aru, et sul ei ole vaja ka emotsionaalselt nagu väga palju ropendada,
sest noh, ühesõnaga emotsionaalne tasakaal sul on olemas. Ja sa ütlesid, et tegelikult sul elus väga palju kannatusi ei ole. Ja sa ei tahagi nendest rääkida, ei taha kutsuda ja ei tahagi, et nad tuleksid. Ja ma tegelikult arvan, et see on kõik omavahel seotud. Et inimene tegelikult on võimeline enda mõtteviisiga, enda käitumisega luua endale mitte ainult elustiili, vaid elukvaliteedi. Et see mõttejõud on nii suur, et see tegelikult loob sinu elukeskkonda. Sealhulgas ka tõmbab ligi ka vastavaid inimesi. Et selles mõtteviisis sõltub ka sinu keskkond, et kui sa ütled, et sul on suurepärane keskkond, sõbrad, siis tegelikult see on ka, noh, ütleme nii, ka sinu mõtteviisi tulemus või isegi saavutus. Et see on terve nagu elukontseptsioon, et sa oled noor inimene, aga sul tekkis elukontseptsioon. Jaa, ma ei ole selle peale varem niimoodi mõelnud, aga kõik, mis sa ütlesid praegu, see tundub igati loogiline. Ja võib-olla sõprade teemal kommenteerides, ma olen sellele nalja ka teinud nende sõprade keskmes, et ma tunnen, et ma olen justkui nagu mingi personalijuht olnud. et inimesed kõik kokku toonud ja mul on tunne, et alguses oldi nagu, osad olid skeptilised, et kuule, ta ei sobi üldse siia nagu, et miks sa ta nagu lisasid siia või miks me, et kuidagi üldse ei klapi. Ja nüüd aastate jooksul, isegi kui keegi on olnud näiteks kuskil välismaal eemal või keegi elab isegi Tallinnast väljas, siis ikkagi see klapp on niivõrd nagu hea. Ja ma tunnen, et ma oskan tõlkida üpris hästi inimesi, millised nad olemuselt on, kellega nad justkui sobituvad, enda eas vähemalt kindlasti. Ja ühesõnaga kindlasti, et see mõttemaailmad ongi väga sarnased, et see ei tähenda, et me oleme nüüd üks-ühel inimesed, eks ju, aga mingid detailid klapivad meil väga hästi ja me oskamegi üksteisega toime tulla, me sobime teemadel rääkima, kuigi meie arvamused tihtipeale erinevad, aga ühesõnaga mingi klapp seal on. Ehk siis sul on tegelikult ka liidri roll selles keskkonnas. Personalijuht nüüd just tegevjuht ei ole, et ei tea, aga varjatud liider on personalijuht. Võib-olla. Ma ei oska seda kommenteerida. Ma tunnen, et mulle meeldib aga teil on meeste seltskond, nagu ma saan aru. Jaa. Aga meil on siin üks nagu klassikaline nagu küsimus, mida mina esitan tavaliselt intervjuu lõpus, aga sinu käest juba saab läbi. Veel ei saa läbi. Praegu, ja lihtsalt nagu nii, väga huvitav on see, kuidas sa vastad, et kes see nagu õige mees on, et kas sul on mingi lühike definitsioon või siis sa pakud mingit laiema arutelu sel teemal, et kuidas siis kaasaegses maailmas saab defineerida nagu, et õige mees ja üldse mees? Ma mõtlesin, et peaks mõtlema selle küsimuse peale enne, kui ma siia tulen, et oleks midagi mõistlikku vähemalt öelda, aga ma tunnen, et kunagi varasemad mõtted vähemalt, et kui ma enda jaoks küsisin või mõtestasin lahti, et mis teeb näiteks poisist mehe, et see oli ülilevinud küsimus, et mis hetkel minust saab mees. Kas see on see, kui ma olen kaitseväes ära käinud? No minu arust paljud, kes sealt välja tulevad, ei ole mehed veel. et sa suudad ärgata kell 6 hommikul, aga no ma ei tea, sa ei ole veel mees. Kaasa arvatud ma ei tundnud, et ma ise oleks ilgelt mees. Kas see on see, kui mul habe kasvab? No veel nagu ei ole seda, et äkki veel ei ole mees. Ja siis lõpuks ma jõudsin selleni, et kui poiss saab isaks, et siis on nagu mees, et sa vastutad kellegi suurema eest, see on väga selline eluline vastus, ma tunnen, et see ongi see põhjuseks, miks me siin oleme, et saada järglasi ja et see inimkond siis säiliks. Ja mul on tunne, et see vastutusega saabki lõpuks sellest poisist mees. Mehelikuks, kui nüüd rääkida mees ja olemaks meheline või mehelik, siis seal on taaskord väga palju erinevusi ja see ei ole üks ja sama asi. Et mehelik mees on see, kes austab kõiki ja ilma eranditeta.
kes on sümpaatne, kes siin saaks jätkata sellega väga pikalt, aga kes ühesõnaga on lugupidav, kes tahab elult midagi võtta, aga ma ütleks, et selle küsimuse juures ongi see individuaalsus, et igaüks mõtestab seda enda jaoks erinevalt lahti ja see ei ole enam nii-öelda siuke ühte universaalset vastust sellele pole. Aga kui nüüd olla mees, siis ma arvan, et olla isa. No mulle muidugi meeldisid eelkõige nagu 2 sõna, seda vastutus ja austus. Vastutusega muidugi on nii, et kahjuks kui sinust saab isa, see veel ei tähenda, et tekib ka vastutustunne. Ja ma arvan, et võib-olla enne seda, kui sinust saab isa ja tekib vastutustunne kellegi eest, sul peab tekkima vastutustunne enda eest, et sa saad aru, et sina vastutad selle eest, mida sa teed ja mis sinuga ka juhtub, ükskõik mis juhtub. Aga no meil on siin veel üks läbiv teema, et viimasel ajal võib-olla selline ütleme, peale surutud maskuliinsus on päris populaarne noorte seas. Ma ei ütle noorte meeste seas, vaid ütlen just noorte seas, et selline reljeefne. Ja siin ei ole midagi nagu ühist nende 2 sõnaga, mida sina nagu tõid välja. Et kui tihti nagu sinu vanuses sa oled sellega kokku puutunud ja mida sa sellest üldse arvad? No sotsiaalmeedias see on ju nii-öelda siiani väga läbiv teema ja see on need aastate jooksul siin juba nii-öelda võrdlemisi end kinnitanud, et need, kes on nii-öelda võtnud sellest ühesõnaga kinni, on ühesõnaga juba, et see nii-öelda mingil määral nii-öelda tipp on ära olnud, mul on tunne, nüüd on nagu kuidagi nii-öelda vaikne siuke taastumisperiood. Aga ühesõnaga see terve teema on nagu üpriski, kuidagi tuleb nii-öelda tervislikult võtta seda teemat. Et minu arust seal on alati nii-öelda, kui tulevad mingisugused uued lained, siis minnakse liialt äärmuslikuks. Ma arvan päeva lõpuks, mina ei võtnud seda nii-öelda üks ühele, sest see maskuliinsuse teema on ka väga erinevalt mõistetav, et tihtipeale, et mees peab tööd tegema ja siis naine on köögis või mis iganes, väga nii-öelda minu arust valesti levinud arusaam, et aga mees ikka tööd peab tegema. No mees võiks tööd teha, eks ju muidugi, aga naine ilmtingimata ei pea köögis olema, et see on nii taaskord nii individuaalne minu arust, eriti suhetes, et kui sul on sellised traditsioonid ja kui sa leiad endale kaaslase, kes on nõus sellega, elage oma elu, see on väga okei. Kui sul on nüüd 2 inimest, kes sellega ei nõustu, et mees tahab, et naine oleks kogu aeg lastega kodus, siis selles suhtes, et siis äkki te ei sobi kokku, kui üks tahab ja teine ei taha, et minu arust see on nii väärtuste küsimus selles suhtes, et seal ei ole ühte vastust jällegi. Aga see maskuliinsuse teemaga üleüldiselt, et minu arust kõik ei ole nii must ja valge, nagu nad seal väidavad selles suhtes, et see nii-öelda individuaalsus on väga lihtne vastus selles suhtes, et me kõik olemegi ju erinevad ja iga ühe teekond ongi erinev, aga ma arvan, et kõik mehed ei pea olema nii liialt maskuliinsed, see juba see tähendus olemuselt on nii-öelda, kuidas me nüüd mõistame seda, et kas iga mees peab käima jõusaalis või kas ta saab näiteks tantsimas käia ja hoida ennast sellega vormis või kas ta saab teha näiteks mis iganes võitluskunsti, mis on taaskord palju maskuliinsem, eks ju, aga ühesõnaga, seal ei ole nii-öelda ühte minu arust sirget vastust, et igaüks, ma isegi ei taha siin rohkem midagi võib-olla öelda, et see on nagu, niikuinii on see nii-öelda hästi haavatav teema siiamaani selles suhtes, et väga paljud tunnevad ennast puudutatuna sellest või siis ühesõnaga, mõtestage see enda jaoks lahti, et mis see nagu tähendab, et mina tunnen, et minu jaoks on maskuliinsus see, et ma ei olegi kusjuures mõelnud selle peale. Aga kas ma jään vastuse võlgu praegu selle osas. Kuule, aga mul tekkis praegu selline küsimus, et kas mees, ütleme nii, fassaadina või fassaadiga
peab nagu midagi nagu tõestama, et ta on mees. Et kui mehel on enesekindlus, vastutustunne, seesama austus, ta ju ei pea tegelikult seda nagu niimoodi afišeerima pidevalt või siis isegi mitte afišeerima, vaid nagu peale suruma. Et enda käitumisega, enda sõnumitega ta ei pea andma mõistma, et ma olen nagu tõeline mees, et nagu vaadake, et ma saan nii teha ja nii öelda ja see tähendab, et ma olengi tõeline mees, et võib-olla selles ongi asi, et tõeline mees ei pea seda nagu kogu aeg näitama, sest teod räägivad rohkem kui sõnad. Teod räägivad rohkem ja nii nagu loomade seas, mulle tundub ka inimeste seas, et kui näha, et see on enesekindel ja inimene, tal on kõik korras, siis tal ei olegi vajadus enese kehtestamiseks. Jaa, ma olen nõus sellega. Ma arvan, et seda ei peagi kogu aeg nii-öelda, ma ei tea, mis need levinumad laused on, et mina olen alfa ja sa nüüd teed nii, nagu ma ütlen või ma ei tea, et see on nagu koomiline natukene terve see teema, et ma räägin, et kõik oleneb, kui nüüd võtta nii-öelda, mis iganes inimest edasi arendab või kui sa muutud paremaks inimeseks, siis kasuta ükskõik mida ära. No see, et nüüd noored poisid näiteks rohkem trenni teevad, minu arust on see ainult hea asi. Ja seal jooksevad mingid piirid, et kui sa nüüd hakkad võtma endale näiteks sealt sotsiaalmeediast mingid eeskujusid, kui nad tegelikult ei ole näiteks naturaalselt saavutanud seda, see on juba jällegi teine teema, et seda kõike tuleb võtta terve mõistusega. Et selles suhtes väga hea on endale võtta eeskujusid, noorena me niikuinii teeme seda, mida noorem sa oled, seda lihtsam on sind mõjutada ja kui sind mõjutavad need inimesed, kellel sa ka alt ülesse vaatad, siis seda rohkem see kuidagi juurdub ka sinusse. Et ühesõnaga, kui te võtate mingid uusi, samamoodi ma ise pean ka seda alati silmas, et mis iganes uudised tulevad või tuleb mingi uus jälle trend, mida jälgitakse, siis et kõike nagu suhtuda terve mõistusega, et ükski asi ei ole nii sirgjooneline, nagu ta näib. Ja võib-olla võiks olla ka selline valem, et see enese kehtestamine ei tohi toimuda kellegi arvelt. Et eriti näiteks, muidugi, kui mees lubab endale enese kehtestamist naiste arvelt. Et tegelikult see enese kehtestamine ei peaks toimuma ka enda tervise või enda väärtuste arvelt. Et võib-olla see võiks olla ka selline nagu õige nagu sõnum või valem. Jaa, ma arvan, et seda nii-öelda tunnustust ise endal on vaja ikkagi kuskilt mujalt, et ma arvan, et see ilmselgelt ei ole õige, et ma arvan, et kui inimene, kes iganes, kas ta mees või naine, saab seda tunnustust näiteks selle arvelt, et tal läheb näiteks tööl hästi või tal on see nagu hobid, mis ta teeb, tekitavad temas õnnelikku tunnet, siis ta saab seda tunnustust juba sealt. Tal ei ole vaja ennast kuidagi muud moodi kehtestada ja leida viise, kuidas kedagi juhtida. Eriti kui sa hakkad enda kaaslast juhtima või enda sõpru juhtima, siis see on juba ilmselgelt üle kätte läinud. Et ma arvan, et aga inimesed on nii erinevad jällegi. Osadel on lapsepõlv on, eks ju, hoopis mõjutanud teda sellises suunas, et ta otsibki kogu aeg seda kehtestamist, et ta tahabki rohkem peale jääda ja et seal tulebki iseenda kallal töötada ja vaadata peeglisse, et kuidas ma saaksin olla parem inimene. Et jõusaalis sa käid, nagu ma saan aru, golfiga viimasel ajal väga palju ei tegele, aga reedel lähen. Aga golfi kohta on mul nagu sinu käest üks nõu nagu vajalik, et kas on päriselt nii, et kui sa mängid golfi, sul on aega palju partneritega nagu rääkida, igasuguseid asju arutada ja kuni selleni välja, et maailma probleemi lahendada, et me näeme, et viimasel ajal tipp-poliitikas
rahvusvahelisel areenil golf on siis pakkunud maailma liidritele võimaluse nagu suuri asju arutada. No golfis on alati ju see levinud arusaam olnud, et kui on vaja teha suuri ärilisi otsuseid, siis minnakse golfi mängima. Et see on tegelikult perfektne koht, kus arutada inimestega, sa jalutad, eks ju, või oled nii-öelda seal golfiautos, sõidad seal 4 tundi ringi golfiväljakul, tegelikult maa ja ilm aega rahulikus keskkonnas arutada erinevaid teemasid siis. Ja no kui ka maailma kõige suurema riigi mingil määral öelda Donald Trumpil on aega mängida esimese 100 päeva jooksul nii palju golfi, siis ühesõnaga, mul on tunne, et nii teistel inimestel teil on ka tegelikult aega golfi mängida. Et ma olen igati seda usku, selles suhtes, et ega ta nüüd liialt odav lõbu ei ole, aga ta ei ole ka nii kallis, nagu inimesed arvavad, et see on. Tegelikult see on võrdlemisi mõistliku hinnaga, et soovitan. See rahustav see mäng ei ole, kui sa oled jõudnud sinna nii-öelda mingisse etappi, kus sul juba natukene tuleb välja, aga siis ikka tuleb see pall, mis läheb täiesti paremale võssa, eks ju ära, aga see on juba iga mänguvõlu, et ükski asi ei tule ju perfektselt välja, et aga golf on väga ju teada-tuntud, tõesti võtan selle osa niimoodi kokku, et ühesõnaga väga palju suuri otsuseid sünnib golfiväljakul. Alexander Stubb ja Donald Trump käisid omavahel koos golfi mängimas. Mis sa arvad, kas see oleks äge, kui sa läheksid näiteks presidendiga, meie enda Eesti Vabariigi presidendiga koos golfi mängima? Jah. Alar Karis, kui sa vaatad või kuulad seda või kui sinu, kes iganes kommunikatsiooni inimesed on sul edasi selle podcasti andnud, siis mina olen nõus minema sinuga golfi mängima. Paar tippi andma. No võt. Aga kas sa oled valmis ka ise midagi uut proovima? Ma pigem alati olen selles suhtes, mulle meeldib uusi asju proovida, aga ma tunnen viimasel ajal, et ma ütlen nii-öelda uutele asjadele katsetamiseks nagu ei, et tihtipeale sõbrad kutsuvad, et kuule, lähme ööseks metsa. Ma ei taha teiega metsa tulla ööseks nagu. Sa oled seal piisavalt juba olnud kaitseväega, eks ju? Seda ka, jah. No nemad on ka olnud, ma ei tea, mis neid sinna tõmbab, aga vist on nii-öelda see hasart või mis iganes muu emotsioon. Ma ei tea, kas ma hakkan sind taekwondo treeningule nagu Kutsu, ma hea meelega tuleksin. Sa oled TikTokis päris kõva sõna tänaseks. Usud sa seda või mitte, aga oled. Mis sinu jaoks teeb TikToki ühe sisu siis nii-öelda viraalseks ja toob sellele sisule edu taha? Ma arvan, et 2 asja, samastuv sisu, ehk millega inimesed nii-öelda, mis nende jaoks on nii-öelda, et ma olen ka niimoodi mõelnud. Ja teisalt on positiivsus ja huumor, mis alati müüb. Et kui keegi teeb head nalja, siis iseasi, kas mina seda teen, aga see on juba nii-öelda vaatajate otsustada, aga minu arust seda negatiivsust on jõle palju igal pool, küll meedias, küll igapäevatoimetustes, keegi tuleb ikka töölt koju, kas on su vanemad või sõbrad ja keegi ikka vingub kogu aeg, et võib-olla sealt nagu seda, ma üritan võib-olla nagu kogu aeg nalja teha, et mingit nagu positiivsust ka jätta siia maailma, et kindlasti ma pole ainukene, aga mul on tunne, et see on nagu tore eesmärk, mis sotsiaalmeedias olla võiks. Positiivne on ka kindlasti need albumid, mille sa oled siin loonud, aga su hiljutine album, mis selle hiljutise albumi juures oli loomisprotsessi juures sinu jaoks just eriti isiklik? Südamelt ära album, nagu juba ka albumi nimi ütleb, on ikkagi väga lähedastel teemadel, et kuigi ma enne ütlesin, et lapsepõlv raske ei olnud, siis ma ikkagi nagu paar asja noppisin sealt välja, millest ma rääkisin näiteks laulus Kõigile kõike, mis on üks kõige personaalsemaid lugusid, mille ma olen välja andnud. Ja ma ütleks, et see personaalsus selle albumiga ongi kõige, mis võtab seda kõige enam kokku, et seda kirjutad need nii-öelda read arvutisse ära, mõtled, et okei, et ei ole tugev, ma ise olen väga rahul nende ridadega praegu,
aga kas ma nüüd ütlen seda kõigile, et kas ma olen nüüd haavatav ja see on nagu ebakindlustega, et kui sa ütled enda ebakindlused välja, siis tegelikult mina olen seda nüüd tõlgendanud aastate jooksul niimoodi, et ma muutun tugevamaks, ma ütlen selle välja, mul ei ole enam seda ebakindlust sees. Ja selle albumiga võib-olla samamoodi, et ma ütlen mingeid asju välja, mida ma muidu ei oleks julgenud, aga et see on nüüd selline etapp minu elus. Oma ebakindlustest peab rääkima, see on kindlasti üks tugeva mehe tunnus tegelikult, sellest seda on ju ebameeldib välja panna. Mul on nii või, no jah, ma olen küll tõesti siin nii, et kui sa sellest mäest üle hüppad, siis sa teed tegelikult väga kõva asja ära, sellepärast, et paljud ei taha minna sealt üle, nad jätavadki ennast sinna seina taha kinni. Kas see on sinu jaoks ka teraapia mõnes mõttes? Ja ma olen seda öelnud ka, et ma ei ole kunagi psühholoogi juures käinud, ma ei ole kunagi teraapias käinud, aga et muusika kirjutamine, sõnade kirjutamine mõjub minu jaoks väga teraapiliselt. Et ma saan rääkida enda emotsioonidest, kui ma olen kuri, kui ma olen kurb, kui ma olen õnnelik, siis ma saan need read kirja panna enda elust ja võib-olla aastaid hiljem uuesti lugeda, et ahah, et mida ma tol hetkel mõtlesin või mis minu emotsioonid parasjagu olid. Ja tol hetkel ka ma oskan ennast paremini lahti mõtestada, sest paratamatus on see, et nagu ka psühholoogi juures sa ütled ilmselgeid asju välja, millest sa iga päev mõtled, aga tema tõlgendab selle sinu jaoks lahti. Ja kui ma nüüd need read kirja panen enda ette, siis tihtipeale ma olen ka, et tegelikult see oli see põhjus, miks ma pahane olin. Et ei näe seda alati nii-öelda, isegi kui see on sul nii-öelda siin, sa mõtled juba selle peale, siis sa ei saa sellest aru, et kõige ilmselgemad asjad su ees on tihtipeale peidus, see on nagu külmkapis, et Emps ütleb, et mine võtta piima ja siis sa lähed vaatad sinna külmkappi, et siin ei ole mingit piima ja siis ta tuleb, ütleb, et see oli täpselt su nina. Ehk siis sinu elu päris lill ka ei ole. Ei, vahepeal peab piima. Mõnikord lähed piima järgi, aga ei leia seda. Ei ole piima. Ehk siis pinged on olemas. Ei, muidugi. Ja siis ütle Empsile, kuule, jälle seal külmkapi vahel, kuule, seda ei ole ju siin. Ja siis tunned ilgelt lollin ennast. Sa kandideerid Kroonika meelelahutusauhindadele see aasta ka. Aasta muusikaartist ja aasta sotsiaalmeedia staar. Sa oled siin hiljuti ju muusikaauhindadel said hip-hop räppartisti auhinna kätte. See oli kindlasti väga võimas tunne. Kuidas sa tunned üldse nende auhindadega, et kas see kõige-kõigem on nüüd kätte saadud või just bring it, andke juurde mulle? See on hea küsimus, ma olen endale öelnud, et ma ei tee seda auhindade pärast. Paratamatus on see, et ilmselgelt ma mõtlen selle peale, et kes ei mõtleks, et tore oleks ikkagi ju saada, et see on mingit muud moodi tunnustus, et üks asi on see, kui fännid sind kuulavad, ma näen neid kuulamisnumbreid iga päev, et kui palju minu lugusid eile kuulati, sotsiaalmeedia puhul ma näen, palju minu videot on vaadatud näiteks 24 tunni jooksul, paratamatus on see, et see ei jõua kohale, kui su videot vaatab 50 000 inimest. Et pane nüüd staadion, võta pilt välja staadionist, eks ju, või mine mõnele staadioni kontserdile, kus on 50 000 inimest, et kõik need inimesed nägid seda minu videot. Minul ei jõua see kohale, enamus inimestel ei jõua see kohale, ma arvan. Ja nende auhindadega on nüüd see, et need nagu jõuavad, kui sa oled seal seal saali keskel, kui Genka hüüab sinu nime välja, siis jõle hea tunne. On hea, eks ju. Päriselt on hea tunne, et ilmselgelt võiks ju neid veel tulla, aga ma arvan, et ei tohiks eesmärgiks võtta auhinna võitmist, et siis nagu ei ole enam võib-olla see, et mine ürita teha võimalikult ole parim versioon iseendast suuresti ja siis küllap tulevad ka need auhinnad, kui just liialt suur konkurents ei ole. Kas sul tõesti ei teki nagu mingi hetk nagu sellist nagu tunnet, et sa tahad olla parem kui, ma ei tea, kolleegid, konkurendid ja selle nimel oleks vaja nagu pingutada? Ikka tahan. Ma olen ilgelt võistlusimuline. Mulle üldse ei meeldi kaotada. Ja see on selline tunne, mida peab ka vahepeal alla suruma, et seda ma olen ka lahti mõtestanud enda jaoks, et näiteks kui ma ei tea, mängin pinksi tüdruksõbraga, et siis ma ei taha võita, vaata, et see ei ole see koht, kus ma lähen. Mööda läks. Et sa kaotasid, vaata, et selline ma ei ole, aga kui on mõni kas nüüd muusikamaastikul, et kui on võrdväärne nagu võistlus, siis on nagu tervema mõistusega saab seda nagu
nii-öelda tervet asja võtta, et siis ongi hea sihuke nii-öelda see võistlustahe ka, et sa tahadki ju ikkagi nii-öelda peale jääda, aga päeva lõpuks ei ole nagu kõige tähtsam ja igapäevaselt ma ei motiveeri ennast sellega, et tahaks ära teha neile või kellel iganes, et pigem on ta lihtsalt selline analüüsiv, et kui keegi kolleegidest muusikamaastikul laseb mõne projekti välja, siis ma ikka kuulan seda, mõtlen, et kuule, ta tegi siin väga hästi, tihtipeale kirjutan, ütlen, et kuule, et väga hästi tehtud projekt, et ta ei ole nüüd liialt nagu ühele poole kaldu, et kus ma oleks lihtsalt kodus närviline ja ilgelt pahane, kui keegi laseb mingi hea loo välja, et jah. Kuule, muusika kohta ma tahaksin veel küsida, et kas see on sinu jaoks praegu peamine tegevusala ja kas räpparil peab olema vastav haridus ka, ehk siis muusikaalane haridus? Jaa, sa enne juba ütlesid, eks ju, bakalaureusekraadiga räppar. Ma ise nimetan ennast samamoodi, alati kui on mingi esinemine algab, siis ma ütlen, et ma olen bakalaureusekraadiga räppar ja ema juures elav sisulooja. See on nagu väga hea icebreaker. Aga ei pea olema kindlasti ei bakakraadi ega midagi muud, et kindlasti see annab juurde nii-öelda üleüldiselt, eks, et inimene, ma tunnen, et on ikkagi intellektuaalsem, kui tal on ka kõrgharidus, nii-öelda see on ju nagu loogiline, oleneb muidugi kõrgharidusest, aga kui sa lähed ikkagi läbid nii-öelda, mida enam koole, mida enam sa õpid, seda inimene targemaks saab, et iseasi on see, kui palju sa saad alati igast kõrgharidusest rakendada, eks enda igapäevaellu, aga sa oled ikkagi kogu aeg õppivas keskkonnas. Ühesõnaga, aga sa ei pea olema bakalaureuse-kraadiga, et olla räppar, et sa saad enda silmaringi avardada ka igatepidi ühesõnaga muudel viisil. Ma pigem küsisin selle kohta, et sa käisid ju muusikakoolis kooris ka, et see ei ole ikkagi iga nagu räppari selline teekond või siis kogemuste kogumise nagu teekond. Pigem selles valguses oli see küsimus, aga kas muusika on ikkagi sinu jaoks kõige prioriteetsem praegu? Jaa, ma sellest läksin juba mööda, aga see on minu terve karjääri vundament küll, et see sisuloomine, mingid muud esinemised, kus ma juhin õhtut või mida iganes teen, et see kõik on lisa, kus ma jahin veel kinnitust või kus ma saan olla töökas, aga see muusika on nagu vundament, see on see, mille peale terve mu karjäär on üles ehitatud, et kui sealt hakkab nagu mädanema, siis mul on tunne, et see võib kuidagi levida ka teistes valdkondadesse, millega ma tegelen. Et sealt ma olen alustanud suuresti ja mul on tunne, et see ka nagu defineerib mingil määral mind. Kas sa ise võtad ka inspiratsiooni kusagilt minevikust? Tihtipeale on niimoodi, et leitakse enda kangelased, kes on vanemad. Selles mõttes mitte vanemad nagu lapsevanemad, vaid kangelased, kes on sinust vanemad. See räppar, too räppar, ta tegi 90-ndatel seda, 87 hakkas tegema seda, et võib-olla ma natuke peegeldan ka iseennast, sest kõik minu kangelased on seal 90-ndatest tulnud ja 80-ndatest ja 2000 pluss. Kas sinul on ka keegi seal ees, keda sa jälgid, oled mingi this guy, mul on tema pilt seal kuskil või ma mõtlen just tema peale praegu, kuidas tema teeks, ma lähen siit edasi, nii see inspireerib mind? Ma ikka on, aga peamine, kellele ma võib-olla rohkem alt üles vaatan, kes küll paratamatult ei ole väga palju muusikat praegu välja annad, on Kendrick Lamari nõbu Baby Keem, kes on minu vanune ja ta on juba maailmas ülimalt suuri saavutusi teinud või ülimalt palju saavutanud kokkuvõtvalt ja ma tunnen, et miks just tema, esiteks ilmselgelt ta looming läheb mulle väga peale, aga teisalt on ka see, et mul on see samastuv joon temaga kuidagi, et ta on samamoodi sama noor kui mina põhimõtteliselt. Tema nooruspõlv oli väga sarnane minuga, ta mängis samamoodi arvutimänge, mängis Minecrafti täpselt nagu mina, et seal on kuidagi nii üks ühele see, et ma tunnen, et nagu, et mina möllan siin Eestis, tema möllab maailma areenil, eks ju, aga et see võib-olla see samastuv pool on seal ikkagi niivõrd suur, et aga neid artiste on veel. Eestis ma kindlasti vaatan näiteks Reketile alt üles, ma vaatan Nublule alt
üles, sest minu arust on nad mõlemad niivõrd pädevad sõnade kirjutajad ja see on, mida ma hindan nende juures kõige enam, et need metafoorid ja Nublu puhul see, et ta suudab niivõrd lihtsalt kirjutada nii ägeda loo, et see on iga inimese jaoks nagu arusaadav, aga see ei ole nagu, et ma kirjutan, et elu on nagu lill, aga ta keerab selle kuidagi nagu ikkagi põnevaks, aga niimoodi, et kõik saavad aru sellest. Et ühesõnaga see loovuspool on seal ülimalt äge ja kas sulle muusika meeldib siis või? Nende muusika? See oli huumoriga esitatud küsimus, et selles mõttes, et sa nagu istud autos, kuulad regulaarselt kodus ja kas valikute seas on ka klassikaline muusika? Klassikalist muusikat ma kuulan ka ikka ja ma kuulan väga palju erinevaid artiste, ma kuulan väga palju 80-ndate, 70-ndate muusikat, praegu mu lemmiklugu on või lemmikartist on Sultans of Swing ja klassikalise muusikaga mul on selline naljakas lugu, et ilmselgelt ma olen muusikakoolis käinud ja igasuguseid Chopin, Mozarteid, Bach, Schumanneid mänginud klaveril. Igasuguseid. Täpselt. Ja praegu tihtipeale ma alustan enda esinemisi Chopiniga. Niimoodi, et ma panen Chopini loo peale, tulen vaikselt lavale, räägin ülirahustava häälega, et nüüd hakkab täispikk kontsert, 40 minutit. Praegu tuli küll voice crack, aga jah, 40 minutit, Sammy set. Samal ajal Chopin tagataustal mängib, ülimalt rahustav keskkond, fännid vaatavad, et mis siin sünnib parasjagu. Aga see on humoorikas ja taaskord Chopini, ma ei mäleta, mis see täpne pala nüüd oli, mida ma mängin, aga Opus 6, mis iganes. Mis see Kanye Westist arvad? Ta teeb siin igasugust nalja viimasel ajal, et läheb väga kuidagi oma elementidest välja. Jaa, läheb tõesti väga, selles suhtes naljast on asi kaugele läinud, et ma iga päev loen X-i või Twitterit selles suhtes ja vaatan seal hoian ühesõnaga selle kanali kaudu ennast kursis tihtipeale uudistega, finantsuudistega just täpselt, aga ühesõnaga seal ta ka siis kõige enam plahvatab jälle või ma ei tea, kuidas seda kirjeldama peaks, aga kahju on nagu näha seda kõike pealt, sest ta on artist, keda ma olen ise samamoodi väiksest saadik kuulanud. Ma ei ole kindel, kas ma olen talle just alt üles vaadanud, aga muusikuna ikka, et need lood, mis ta on teinud, ta on olnud täielik innovaator, võib-olla ei ole täpselt eestikeelne sõna, aga ühesõnaga ta on väga innovaatiliselt muusikat mõjutanud ja kõik ta albumid on väga suurt rolli mänginud ja naljaks on see, et vaatamata sellele, mida ta praegu kõik ütleb, teda ei ole suudetud canceldada, tema muusikat kuulatakse ikka sama palju, et inimesi mul on tunne, ei huvita see, aga see mängib ikka rolli ja ühesõnaga lihtne vastus on see, et ilmselgelt neid sõnumeid ma ei kiida kaugeltki heaks, et kõike, mida ta räägib teise maailmasõja kohta ja kuidas ta kiidab Hitlerit, et see on täiesti absurdne, et see on naljaks on isegi öelda seda välja siin, aga jah. Mõistan. Aga ma olen väga palju mõelnud selle peale, miks ta seda ütleb, mis ta see eesmärk sellega on, et kas ta üritabki rahvast lihtsalt üles ässitada, kas kõige loogilisem põhjus, kas ta on lihtsalt täiesti mõistuse kaotanud või et mis see põhjus seal on? Minu arvamus on see, et ilmselgelt mingi trauma või asi seal taga on, see on fakt, aga ma arvan, et ta on ikkagi selline mees, kes tahab kogu aeg relevantne olla. Kogu aeg peab olema see prosektor peal ja mõni ei suuda kas või korrakski rahulikult varjus olla, et kogu aeg mina. Väga palju ei pea tegelikult sellest rääkima, aga kas sinu puhul on ka võimalik tähelepanu sõltuvus nagu iga artisti puhul? Ikka, ma tunnen, et ma väga palju toetan tähelepanule ja see on üks asi sotsiaalmeedia puhul näiteks samamoodi, et kui ma postitan iga päev video, mis saab 30 000 vaatamist, siis kuuga on seal üle 1 miljoni vaatamise, et kindlasti see ei ole iga eestlane, aga suur ikkagi märkimisväärne arv eestlasi näeb minu videoid iga päev sotsiaalmeedias. Ja ma tunnen, et see täidab mind ka, et see tähelepanu, et ma ei näe neid, eks ju, igapäevaselt neid inimesi, ma näen, kuidas osad kommenteerivad ja ma saan vaadata nende profiile,
aga see on ikkagi kõik võrdlemisi anonüümne ja see nii-öelda tagasiside ei jõua minuni nii otseselt, kui arvatakse, et kui ma lähen välja, siis tihtipeale on see, et ei öelda, et sul on hea laul, öeldakse tihtipeale, et kuule, et su videod on jõle naljakad, et tee samamoodi edasi, see on nagu hea tunne, et okei, ma teen õiget asja. Aga jaa, ma arvan, et tähelepanu sõltuvus on mul küll, et ma olin ainus laps ka, et võib-olla seal ka tuleb, et sain alati tähelepanu ja võib-olla vahepeal ei saanud ka ja sellepärast on ka seda, et nüüd ma jahin seda eriti, et kaamera ei ole sulle võõras, kaamera ette sa sobid. Milline eesmärk sul on filminduse maailmas praegu? Filminduse? Jaa, selles mõttes, et kas olla kuskil filmis, sarjas, dokumentaal teha? Huvitav küsimus, ma ei olegi selle peale mõelnud. No seda olen küll tahtnud teha, et ühe albumiga seoses on siis nii-öelda selline dokumentaal, kuidas see nii-öelda sünnib, võib-olla selles dokumentaalis minna enda lapsepõlve uuesti, et nagu näidata mingeid asju, mida ma ei ole võib-olla kellegi jaoks avanud. Tee ära see. See oleks väga äge, no nüüd ma rääkisin ennast sisse, aga ühesõnaga ei tea, kas järgmise albumiga, võib-olla ülejärgmisega. Ja filmimaastikul samamoodi, ma ei tea, kui kõva näitleja ma olen, aga miks mitte, et ma arvan, et mina väga tahaks. Need ongi need projektid, kus ma jällegi saaks kuskilt särada ja tähelepanu jälle saada, et see oleks väga pull, et kui mõni režissöör või nii-öelda inimene, kes siis täpsemalt valib karaktereid mõnda filmi siis, või seriaali, mul ei ole vahet. Nüüd me peame sellest klipi tegema, mis sa rääkisid hästi palju jagama TikTokis seda. Täpselt, jah. Erinevate soundide ja soundtrackidega. Ma tahtsin ennem küsida, see on nüüd teema, jah, mida ma tahtsin öelda, see on nüüd teema, millest väga palju me rääkima ei pea, aga ma olen kindel, et praegu hästi paljudel on see küsimärk pea kohal, las ta räägib ruttu finantsist midagi, et see on selline teema, mis võib kesta mitu tundi. Ma olen kuulanud neid erinevaid podcast'e, mõni ei ole üldse hea, mõni on poole pealt, paned kinni, sa saad aru, et tegelikult lihtsalt keerutatakse tähelepanu nimel. Aga noorematele just eriti ja see ei peagi noorematele olema, aga meestele ka. Milline finantssoovitus sul neile on? Sest inimesed tegelikult mõttetult palju tarbivad raha ja viskavad seda minema, nad saaksid midagi palju targemat teha sõnaga. No finantssoovitusi ma vist jagada ei taha, võib-olla elulisi rahatarkuse soovitusi saan, et see on nagu sõnastamise küsimus. Võib-olla ma olen sellest teemast juba rääkinud ka, ma sain jõle palju puid alla selle eest Delfi kommentaariumis vähemalt. Kes seal ei saaks puid alla? Sa võid annetada lihtsalt jõle suure summa ka ja siis keegi ikka ütleb, et nii vähe annetasidki. Või siis kohe, et palju raha. Rikastelt peabki ära võtma. Mida iganes, ühe sõnaga. Aga kuna ma praegu hetkel juba plaanin osta endale korterit, et kolida enda kaaslasega kokku, siis sellegipoolest praegu ma elan veel emaga 24-aastaselt. Tegelikult see ei ole midagi nii sürreaalset, et Rootsis ma tean, on see vanus 18, kui juba kolitakse välja, aga idamaades on see nii-öelda palju kõrgemal või Ida-Euroopa riikides ühesõnaga, no Itaalias, eks ju, on see eriti kõrge, kas 28 või midagi taolist. Isegi 40 võib olla. Jah, aga point on see, et kui sa elad vanemate juures, siis kasuta seda nii-öelda võimalust ära säästmiseks. Et see nüüd ei tähenda seda, et sa kasutad igaks kuluks nii-öelda vanemaid ja kohe, kui mingi asi on, siis vanemate kulule, aga ja ära nii-öelda tarbi seda nii-öelda säästetud raha mõttetult ära. Et mina olen seda kasutanud viimased juba 4 aastat üdinisti selle jaoks, et ma saaks selle korteri sissemaksu raha ja et ma olen investeerinud ja kõrvale pannud tohutult palju, et kui ma nüüd välja kolin, siis mul ei ole vaja toetada enam mitte kellelegi. Kui see asi nüüd jätkub mitukümmend aastat, ma saan lõpuks investeerida igatepidi kinnisvarasse, et saada ka üüritulu ja oma investeeringutel tulu, siis ma saan ka nii-öelda vanemate eest lõpuks nagu hoolt kanda, kui peaks tekkima sellega raskuseid. Et point on see, et kui sa oled praegu kodus, sul on perfektne võimalus säästa ja raha kõrvale panna, kui sa käid tööl muidugi. Kui sa ei käi tööl, siis sul ei ole midagi kõrvale panna, et ühesõnaga mul on tunne, et see on nii-öelda väga palju aidanud, see on väga ilmselge ka, aga seda nii-öelda mul on tunne, et unustatakse ära. Idakultuuris on muidugi ka nii, et alguses lapsed elavad vanematega, aga pärast vanemad elavad lastega. Ja see tuleb tuttav ka, et aga
aga finants võib-olla poole pealt on veel see huvitav, et tihti räägitakse alati nii-öelda turu tippudes, eks ju, et nüüd investeerige, nüüd on head ajad. Aga mul on tunne, et kõige paremad minu kogemuse põhjal vähemalt on olnud see nii, et kui on rasked ajad, kui kõik on ebakindlad, hirm on ülikõrgel, siis on just see nii-öelda hea aeg vaikselt siseneda. Aga see on juba, ei ole soovitus selles, see on lihtsalt, et remark või kuidas iganes. Pärast on sammi pärast, mul läks nii. Aga tegelikult suured investorid niimoodi käituvadki. Et kui on suur langus, siis suured investorid ostavad, just siis ostavadki. Täpselt. Ja eriti kui on olemas, ja tavaliselt on mingi analüüs, et see langus on tingitud mingi poliitilise sõnumiga ja see on ajutine ja mõnedel investoritel on ka olemas mingi info selle kohta poliitikute käest, et siis on just see koht, kus väga kiiresti ostetakse. Ja see tähendab, et mingi lühikese perioodi jooksul inimesed nagu teenivad väga palju. Jep. Et ilmselgelt ei mul ega ma arvan, et enamus eestlastel mingisugust insider informatsiooni ei ole, aga mida Trump ütleb järgmine kord, jah? Jõle hea oleks, kui oleks siuke toru kellelgi, või oleks tore ise olla Trump. Seda ma ka praegu Trumpi kingades ma ei kujuta ette. Ainult Trump saaks vist sellega hakkama edaspidi, aga ei jah, et ühesõnaga, aga see on ka võib-olla üks lause, mida öelda, et investeerimine ei ole nii lihtne minu arust, nagu on räägitud viimased paar aastat, et jõle palju on öeldud seda, et lihtsalt hakka investeerima, tee endale konto ja alusta. See ei käi niimoodi. Need kõige halvemad podcastid ongi sellised ja ma ei saa aru, miks sellist asja üldse toodetakse. Saab inimesed nii errorisse ja segadusse ja see lõppkokkuvõttes sealt ei tule midagi. Et see ei ole nii lihtne, nagu see näib, et see on nagu iga uus asi, mida sa hakkad õppima, sa pead vaikselt alustama, nii-öelda vaikselt edasi arenema ja aina juurde õppima ja lugema ja mida kõike muud, et ta ei ole nii lihtne, et sa lihtsalt paned kuskile ja siis ta sul seal kasvab, et kõik need psühholoogilised hirmud tulevad nii-öelda samamoodi, et kui see asi kukub 10%, kas sa päriselt arvad, et see inimene, kes sinna investeeris, ei tõmba siis hirmust ära seda, et kõiki neid asju peab samamoodi rääkima ja ühesõnaga. No rääkimata sellest, et inimene peab olema nagu laia silmaringiga, sest väga palju erinevad tegurid mõjutavad aktsiate hinda ja ükskõik mis võib juhtuda ja sul peab olema nagu arusaam, et kuidas need asjad on omavahel nagu seotud ja kui pika mõjuga võib olla üks või teine sündmus. Ehk siis ja see on mitte ainult finantsteadmised, see on nagu palju laiem vaade, erinevad protsessid maailmas on omavahel nagu seotud. Rääkimata sellest, et ajaloost peab olema ka mingi nagu arusaam, et kuidas erinevad protsessid maailmas, ajaloolised protsessid mõjutasid aja jooksul. Ehk siis see on päris tõsine tegevus, et niisama nagu pole mõtted. Ma olen igati nõus, et ta on oskus nagu iga teine, mida peab omandama ja arendama. No mingi kõhutunne peaks ka olema, aga mida see kõhutunne tähendab? Tegelikult see kõhutunne tähendab samamoodi, et sul on olemas selline baasteadmised ja siis sinu sisetunne midagi ütleb lähtuvalt sellest, mida sa oled kogenud ja teada saanud. Aga sul oli ka üks traditsiooniline küsimus, võib-olla on õige aeg seda küsida. Vaikselt kokku tõmbama neid otsi. Enne kui ma lähen selle traditsioonilise küsimuse juurde, mul tegelikult teid kahte siin vahepeal kuulates tekkis siin mingi 100 mõtet ja tegelikult tuli ka tänutunne. Ja selle tänutundega ma pean sinu poole pöörduma, Sam. Mina mehena praegu ausalt häbiga pean tunnistama ühte asja. Kohe üsna podcasti alguses sa panid paika mu. Meie vanus vahe on ligi 10 aastat, aga sa andsid mulle põhimõtteliselt jalaga näkku praegu. Ma sain ühest asjast aru, mille ma olen ära unustanud, sest argielu keskel ja kõikide teiste inimeste energia keskel ja kõigi nende hustle ja asjade keskel ma unustasin ühe asja ära. Protsessi peab nautima. Ja sa ütlesid saate alguses kohe, et
kui on hea tööpäev olnud, on kõik jumala hästi. Ma olen selle täiesti ära unustanud. Aitäh sulle. See oli väga badass. Ja see on jällegi see, kus me ei tohiks alahinnata nooremat generatsiooni, ei ole mingi Gen Z, mida iganes. Et kuulake, hoidke silmad lahti, mis toobki mind järgmise teema juurde. Viimane küsimus siis. Meil kõigil on kangelased. Ja ühel hetkel me oleme iseenda kangelased, me peame jõudma sinna kohta. Aga fakt on see, et kui see ära käib, siis sul on vastutus. Ja usu või mitte, Sam, tegelikult sina oled juba jõudnud sinna 20 keskel, kus vaadatakse sulle ka alt üles. Seda on sul praegu imelik mõelda, kuna sa oled väga down to earth mees, mis on ainult sinu pluss. Sa jõuad väga kaugele sellega, ma luban sulle. Sina oled praegu voice of the voiceless. Mis su sõnum on? Noorele generatsioonile või ükskõik meestele? Mis on see, mida sina tahad enda seest välja panna? See hea nii-öelda motivatsioon, need head sõnad ja soovitused. Ma arvan, enda generatsioonile ei tahaks mingit pinget peale panna, aga võib-olla sõnum, mis sellest podcastist ka välja tuli, on see, et öelge jah, tehke rohkem ja mõelge enda jaoks lahti, mille pärast te elate. Et mille jaoks te justkui olete sündinud siia, et see on niisugune totter küsimus, mida võib-olla enda käest küsida, aga see on päris küsimus, sest sa saad aru paremini, mille pärast sa siin maailmas oled. Me kõik ei pea olema ettevõtjad, me kõik ei pea olema maailma rändurid, aga mõtlesta enda jaoks lahti, kes sa olla tahad ja mis sa sellest elust võtta tahad, et kui sa oled 60 ja sa praegu jätkad samas rütmis, kas sa oled õnnelik sellel hetkel? Et mina tunnen, et ma olen leidnud enda jaoks selle, sest ma tahan siia mingisuguse midagi maha jätta, et kas see muusika, kas need on minu vahvad videod, kas need on need emotsioonid, mis ma olen inimestele edasi andnud ja küsi enda käest sama asja ja üleüldiselt seda aitab nii-öelda suunata see jah ütlemine erinevatele projektidele. Mine tee sporti sõpradega, ütle sellele mis iganes õpilasesinduse tööle jah koolis. Tee see heategevusprojekt ära, sa tutvud erinevate inimestega, saad uusi kontakte ja see aitab nii palju elus edasi, et öelge jah, on niisugune kokkuvõttev lause. And that's the bottom line. Täpselt. Voim ja vägi @gmail.com. Hakkake kirjutama. Ootame teie kirju ja ka soovitusi, see ei ole ju kunagi halb midagi ägedat soovitada meile. Sotsiaalmeedias, kui oled jõudnud meie podcastini, pane julgelt follow või jaga seda ka oma sõpradele ja eriti nendele, kellel oleks vaja kuulda selliseid asju. Sammi pere, kui sa praegu oled seal teisel pool ekraani või teisel pool Spotify'd kuulad ja vaatad, siis aitäh teile, sellepärast, et te olete kasvatanud väga tubli noore mehe, kelle hea energia mõjub nii mulle kui Mihhailile ka praegu siin stuudios väga hästi. Ja enne kui ma nüüd lõpetan ja teen selle clubbering time'i mujale, siis lapsevanemad tõesti, toetage oma noori, julgustage neid ja ma luban teile, et sealt tuleb ainult häid asju. Kõike kõige paremat. Võim ja vägi.